tere päevast, mina olen Karmo ja täna me räägime, kuidas jagu saada hirmudest. Just nimelt, sest ma olen rääkinud väga paljude inimestega ja ma olen avastanud, et enamus inimesi takistab edu saavutamast hirm. Ja ma suudan sellega täiesti samastuda, sest ka minul oli aasta tagasi väga palju hirme. Kuidas nendest jagu saada? Just sellest ma täna räägingi ja näitan ka graafiliselt. Ehk ma teen siia tahvlile joonistuse, kuidas hirmust jagu saada. Sest ainus asi, mida elus on ja miks probleemid tekivad tegelikult, on teadmatus. Ja kuidas teadmatusest jagu saada, on läbi teadmiste. Ja paraku teadmise on võimalik saavutada ainult ühel moel, läbi õppimise. Aga mõelge nüüd enda peale või oma tuttavate peale, kui palju nemad on valmis õppima või isegi vaatama mõnda raamatut rohkem kui ühe korra. Ja mida tavaliselt loetakse? Loetakse ilukirjandust. Paraku see ei aita meid aru saada, kuidas meie oma mõistus töötab. Selleks, et aru saada oma mõistusest, ma teen meile joonise ja näitan ära, miks meil asjad tekivad. Miks me teenime võib-olla 2000 eurot kuus, mitte 20 000 eurot kuus. Kui te tahate 20 000 eurot, ma julgen kinnitada, see on võimalik, aga siis tuleb oma hirmudest jagu saada. Ehk meil on olemas teadus ja on olemas alateadus. Ja siis meil on üks tore asi nimega keha. Ja keha on meie mõistuse instrument. Kui see on meie mõistus, siin on teadus ja alateadus, siis keha on mõistuse instrument. Ta teeb seda, mida meie ütleme. Mõistus ütleb. Ehk kui sellele inimesele on alateadusesse programmeeritud summa 2000 eurot, siis kuna see on alateadusesse programmeeritud, siis tema keha teeb tegevusi, mis toodab 2000 eurot ja 2000 eurot see peabki olema. Kui me tahame seda muuta, siis on vaja teha mingeid muudatusi oma mõistusega. Aga kõigepealt näitan ka ära selle, et 2000 eurot on ka meie teadvuse tasandil. Sest inimene, kes tavaliselt, kui tema alateaduse keha on koostöös, ta ei mõtle teisi mõtteid, ta ei mõtle 20 000 peale, ta mõtleb 2000 peale. Seetõttu on tal juba ette programmeeritud, et ta saab 2000 eurot kuus. Kui nüüd sellel inimesel tekivad fantaasiad, tahaksin teenida 20 000 eurot kuus, siis kuna meil on olemas võime valida oma mõtteid, siis me valime, et me teenime 20 000 eurot kuus. Mis juhtub? Nii kaua, kui see mõte on meie teaduse tasandil, aga ei jõua alateadusesse, meie kehas võnkesagedus ei muutu, ehk me töötame täpselt samal laine pikkusel nagu enne ja meie tulemus jääb täpselt samaks. Kõik on ideaalne. Me oleme endiselt oma mugavustsoonis ehk aeg-ajalt lipsab pähe idee, et me oleme võimelised palju enamaks. Näiteks oma firma avama. Nüüd, kui me hakkame seda summat oma alateadusse laskma, me tõesti usume, et see on võimalik, siis me kohtame täiesti ootamatult sellist asja, nagu on hirmupiir. Hirm. Sest me mõtleme, et me saame olema võimelised teenima 20 000. Meie alateadus hakkab ka nagu juba mõtlema, et võiks saada. Meil tekib täielik kaos. Meil tekib ängistus, ärevus. Ja et sellest tundest lahti saada oma organismis, me ei tee mitte midagi muud, kui põrkame vastu seda seina ja lähme tagasi esimese staadiumi, kus me mõtleme 2000 euroseid mõtteid. Sest meil on hea mugav olla ja meil ei ole enam hirmu. Nüüd, kui sellele vaatamata me tahame seda 20 000 omal alateadusse programmeerida, siis meil on vaja teha ja olla teadlikum asjadest. Kuidas me seda saavutame? Kuidas me saavutame teadlikkust? Teadlikkust me saavutame ainult läbi õppimise. Ja õppimine, nagu ma enne ütlesin, on üks asi, mida inimesed teha ei taha. Aga nii kaua, kui me ei teadvusta omal asju, ei õpi, mis juhtub? Me paneme see 20 000 eurot omal pähe, nii-öelda teadusesse. Ja kuna me ei tea, kust need ressursid peaksid tulema, mis meil selleks vaja on, siis meil tekib kahtlus ja mure. See ei ole võimalik, kuidas me seda saame.
kas me ikka saame ja mis juhtub? Alateadvuses tekib hirm, ehk see ongi see suur kaootiline segadus meis endas. Ja tänu sellele meie kehas tekib ärevus. Just nimelt, ärevus. Väga paljudel juhtudel olete märganud, kes on koolis käinud, kindlasti teavad, ärevus enne eksamid, lõpp kõhu lahti, pea hakkab valutama, haigused tahavad külge jääda, mis iganes, peaasi, et ei peaks sinna minema. Sama kehtib ka sellega, kui me tahame oma 120 000 alateadvusesse, aga meil tekib nii palju hirme, nii palju muresid ja ärevus, meil tekib depressioon. Täielik depressioon. Ja mis on depressioon? Depressioon on tegelikult viha, mis on pööratud sisse poole. Me ei tea, me tahame, aga me ei oska seda teha. Ja kuna meil puudub teadlikkus, sest me ei ole õppinud, kuidas jagu saada hirmudest, kuidas see 20 000 eurot siia alateadvusesse kirjutada, siis me loobume sellest ideest. Kui meil on teadmised, iga asi, mida me vajame selleks, et saavutada oma tulemused, tuleb meie täpselt õigel ajal. Sest kõik teadmised, mis eales on olnud ja mis eales saavad olema maailmas, on üheaegselt esindatud igas kohas maailmas. Seda on öelnud Albert Einstein. Ehk kõik on juba olemas, mis meil on vaja, et oma tulemusi saavutada. Tänu sellele, et me oleme teadlikud, tekib meil alateadvusse usk. Me kirjutame siia 20 000 eurot ja me teame, et me saavutame selle. Kuna meil on usk ja veendumus, sest me oleme õppinud, et see asi töötab, siis meie keha hakkab töötama hoopis teisel vankesagedusel. Ta hakkab otsima võimalusi tegevusi, mis tooksid see 20 000 eurot kuus sisse. Meie käitumine muutub. Ja kuna meie käitumine muutub, siis me tormame otse siit barjäärist läbi ja jõuame teiselt poole. Me oleme vabad. Sest usk ja teadmised võimaldasid meil minna läbi selle barjääri. Ja mis veel? Kuna me usume, me kehaga tajume seda heaolu tunnet, siis me tekitame sellise sageduse, et inimesed tulevad just iseenesest meie juurde. Ehk see on see sama asi, külgetõmbe seadus hakkab tööle, millest on väga palju räägitud. Aga millest enamus inimesi ei saa aru, kuidas see töötab. Sest külgetõmbe seadus on teisene seadus. Esimene seadus on see, kuidas meie kehad vibreerib. Nüüd me oleme saavutanud vabaduse ja kõik see kordub uuesti. Sest nüüd see sama 20 000, mis me teenime, muutub meie vangistuseks. Just nimelt. Sest me harjume selle summaga ära ja ühel hetkel me tunneme, me tahaks palju enam, meil on võimelised palju enamaks ja me oleme samast tsüklist tagasi. Nii kui me mõtleme nüüd 100 000 peale, tekib meil uus hirm. Aga kuna me nüüd teame, me oleme teadlikud, kuidas see töötab, siis me saame väga kergelt sealt läbi minna. Hirm ei kao. See jääb. Aga kuna me oleme teadlikud, et see asi töötab, siis see usk võimaldab meil saavutada asju, mida väga paljud peavad võimatuks. Mina soovitan kõigil teadlikult õppida, arendada arusaamist oma mõistusest, sest see on ainus asi, mida me peame teadma, kuidas meie mõistus töötab. Sest me oleme väga paljudes asjades täiesti teadmatu. Ma ei tea, kuidas õmmelda, ma ei tea, kuidas autot remontida ja mind ei huvita IT-lahendused. Ja ma plaanin samamoodi jääda. Ehk neid teenuseid ma võin ka oma firmasse sisse osta. Minu üleskutse teile, õppige tundma, kuidas teie mõistus töötab ja te võite saavutada tulemusi, millest siiani olete vaid unistanud. Kui teil on küsimusi, siis võite vabalt mulle helistada. Telefonnumber on 55 52 56 40 või kirjutage karmo@balancedlife.eu. Ma aitan teid hea meelega. Nägemist!